Rasmus Kits on Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige ning Tallinna 21. kooli kõige innovaatilisem õpetaja. Ramon Rantsus on MTÜ Robootika koolitaja, nende ettekande kohta võiks öelda kui mehed, kes tulistavad puusalt. Tere ka meie poolt. Tere! Me üritame puusalt tulistada. Nagu eile juba mainis, mina olen projektijuht, koolitaja ja kuna meil on ainult 5 minutit jäänud, siis ma üritan hästi kiiresti teha. Ja Rasmus on meil robootikaõpetaja ja ta on tegelikult väga suur entusiast. See, kelle üle mul on väga uhke olla siin. Paljud teist on näinud juba järgnevat slaidi, mis on meie kontseptsioon, nii et ma väga palju ei peatu selle juures, aga Katrin palus mul rääkida natukene rohkem koolitamisest ja sellest, et kas see on siis nagu meie puhul kvaliteetne olnud või ei. Aga ma ruttu räägin üle, kuidas see kontseptsioon meil välja nägi või näeb siis. Ehk siis kõigepealt me läheme kooli, tutvustame, mis asi on robootika ja palun vabandust, me oleme need inimesed, kes siis on selle protsendi juures selle tõhtahe poole väga suureks tõmbanud. Vabandame. Ehk siis läheme kooli ja näitame ära, et see asi on huvitav ja see on tore millega tegeleda. Seejärel koolitame õpetajad välja. Üritame aidata neil robotid hankida. Toetame muidugi koole, ehk siis minu telefoninumber on igal pool avalik ja ma saan kõnesi õnneks või kahjuks vähemalt 7 tükki nädalas. Ja lõpuks pakume hästi palju erinevaid väljundeid. Meie kontseptsioon on tegelikult üsna lihtne ja see algas kunagi 2009 niinimetatud baaskoolitustega. Ja me lihtsalt leidsime, et Legol on päris huvitav robot nimega NXT, Mindstorms NXT, ja mõtlesime, et seda võiks ka põhimõtteliselt õpetajatele näidata ja nemad edasi anda õpilastele. Ehk 2009 olime esimene aste, sealt edasi nägime, et robot ei ole ainult selle roboti juures ei ole ainult 4 andurit, mille võiks õpetada, vaid nägime, et andurid on rohkem, võimalusi on koolis rohkem, nii sealhulgas Verneeri andurid ja tegime teise astme koolituse, kus siis tutvustasime lisavõimalusi. Sealt edasi nägime, et blokkide programmeerimine on huvitav ja lastele meeldib, aga mõni tahab rohkemat saada, nii et sealt edasi tuli 3. aste ja siis niimetatud suurte inimeste programmeerimine. Ja nii edasi see elu meil siin veeres, kuni lõpuks jõudsime sinnamaani, et surve oli nii Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt kui ka igalt poolt mujalt, et miks me neid teeme ikkagi huviringides, et rohkemaks kasutada robootikaid ka, või soov on rohkem kasutada roboteid ka LTT ainetesse. Ja siis 2016 oli meil niisugune koolitus nagu, kuidas siis roboti kasutamine LTT ainetes võiks seda huvi tõsta. Ja lõpuks me saime ise ka aru, et tegelikult me ei tea, kuidas roboti ehitada, nii me tegime selle koolituse ka. Siis edasi, mis on siis, ei ole põhimõtteliselt seotud baasrobotiga enam või siis selle baasrobootikaga, on siis erinevad väljundid ja ka need on meie siis pärusmaa, et me koolitame õpetajaid välja, kuidas ühel või teisel võistlusel hakkama saada. Need on ka meil erinevaid ja lõpuks jõudsime kitsaskohani, mis on ka täna väga palju läbi käinud, et miks me ei koolita inimesi, kes ei ole õpetajad, kes ei ole kooliga seotud ja Vaata Maailma tegi selle otsa nüüd niivõrd kuivõrd lahti, et me oleme nüüd koolitanud koostöös Vaata Maailmaga vähemalt 200 inimest, kes ei ole kooliga seotud. Nii et väike ots on lahti tehtud. Ja. Nii. Ja igal hommikul, kui ma tööle sõidan, siis on mul umbes 1,5 tundi aega mõelda, sest mu tööle sõidu vahemaa on mõnevõrra pikem, kui me harjunud oleme. Ja ma olen jõudnud järeldusele, et tegelikult on mul maailma kõige parem töö. Te mõelge vaid, ma mängin legodega. Iga päev ma saan selle eest palka ja minu ees on fantastilised õpilased. Seega, minu tee tegelikult algas just täpselt tänu koolitustele. Seega, Jaanika, ma saan öelda, ma olen metamorfoosi tulemus. Omades mittepedagoogilist kõrgharidust. Võin ma öelda, et täiendkoolitused on need, mis nüüd viisin just täpselt selle valdkonnani, alustades sealt maast madalast kohtudes Ramoniga 2013 aasta sügisel, ehitades viiduroboteid, olen ma nüüdseks jõudnud läbi erinevate koolituste sinna, kus ma töötan ise robootikaõpetajana. Ma olen ise juba õpetanud
õpetajaid, kes töötavad juba huviringi juhendajatena, õpetajatena ja need kõik ei ole olnud üldse mitte täisealised õpetajad. Ehk siis on ka lapsi, kes töötavad juba huviringi juhendajana. Nüüdseks ma olen jõudnud mentoriks, ma arvan, et võib nii öelda. Ja see kõik, mida ma teen, see meeldib mulle väga. Ilma selleta ma enam ei suudakski üldse oma tööelu ette kujutada, küll on kahju, et see 15 aastat aega võttis. Inspireeriv, aitäh. Natuke pidin mainima ka rahastajaid, kes ja kuidas on siis asja meil kaasa aidanud tõmmata. Ja kõige suurem tänu ma siiski arvan, peaks minema Tiigrihüppe sihtasutusele, kes siis lõpuks suutis oma nime ära muuta Hitsakse tänu mingitele skeemidele. Aga vahet ei ole, kas on ta siis meie jaoks TH või Hitsa, ehk siis mõte oli sama, et nemad toetasid nii koolitusi kui ka loomulikult seda, et meil oleks ka kelle neid koolitusi pakkuda, ehk siis oleksid olemas lapsed, oleksid vahendid ja siis sealt edasi tulevad õpetajad ja sealt edasi tuleb meie töö. Siis erinevad projektipõhised, mis tegelikult võib ka mainida, on ikkagi riiklikud olnud ja neid on tegelikult väga palju. Et oleneb aastatest me oleme saanud toetusi oma koolituste tegemiseks siis nii Novelt, Archimedeselt, loomulikult teadusagentuurilt ja sealt edasi Hasartmängumaksu nõukogu, mõned otsetoetused, mis ei tea, kas need on avalikud või ei ole, aga me oleme saanud raha ka otsetoetustena. See ei ole küll tulnud nagu kilekotiga kuskilt eemalt. Ja loomulikult siis ka Vaata Maailma sihtasutus ja nii edasi. Ja, tahad lisada? Jaa, tahan. Kui Ramon rääkis hästi riiklikest rahastajatest, siis minul on tegelikult päris hea kogemus erinevate kohalike rahastajatega. Ehk siis Lääne-Virumaalt, kus ma pärit olen, on meil väga tublid sihtasutused, ehk siis täpsemalt öeldes üks konkreetne sihtasutus, kes leiab, et seda valdkonda on kindlasti väga oluline arendada ja toetada ja mitte siis läbi ainult vahendite soetamise, vaid tegelikkuses me teeme koostööd just, et korraldamaks koolitusi, viimaks läbi pilootprojekte ja ma arvan, et me oleme tänu sellele arengule kohalikul tasandil kindlasti väga-väga palju juurde andnud. Lisaks on olnud häid koostööid näiteks kõrgkoolidega, kes annavad oma õpilastele võimaluse valdkonnaga tutvuda läbi erinevate vabaainete, valikainete või siis ka veel lihtsamal, veel kitsamal KOV-i tasandil ja siis omavalitsuse tasandil näiteks erinevad vallad. Hea näide on võib-olla näiteks Vinni vald, kus tegevused said alguse just tänu Euroopa Liidu Leader-programmile või näiteks Tammsalu vald, kus on väga head toetajad meil koolijuhi näol ja KOV ka ja no täielik erijuhtum on meil praegune Väike-Maarja vist, ikka veel Rakke vald, see on täiesti uskumatu, mida nemad seal teevad. Kui Vellet ja Leelot ei oleks, siis see on hea näide sellest, kuidas kogukond töötab väga hästi ja väga edukalt, kui on entusiastid eesotsas. Võib-olla neil ei olegi kogu aeg nii head KOV-i tuge ja võib-olla neil ei olegi väga palju raha, aga see, kus pool õpilastest osaleb iga päev robootika huviringi tegevustest ja pool nendest õpilastest on meil 2 päeva pärast Robotexil, see ei ole normaalne olukord. Jah, ma arvan, et see on ebanormaalne. Natuke statistika pealt ka, et ma enne Eiloga arutasin, et kui palju me oleme neid õpetajad läbi koolitanud ja kui ma enne kirjutasin siia, et seal võiks ulmus 200 õpetajat olla, siis tegelikult, kui päris aus olla, siis minu arust selle aastaga ma olen juba lasteaia kasvatajaid näinud vähemalt üle 100, nii et kui ma olen selle tööga tegelenud, ütleme, pea 10 aastat, siis ma võin julgelt öelda, et neid õpetajad on olnud 500 plusse. Kas nad ka selle alla juurde jäävad, see on eraldi küsimus. Aga me teame, et need on olemas. Ja see on ka murekoht, mis me oleme räägitud läbi ka, et päris palju toetatakse õpetajaid ja ütleme koolidega seotud inimesi, aga väga vähe on siis just nimelt toetus nendele, kes ei ole õpetajad. Ja ma näen, et kuna juhendajaid on väga palju puudust, siis tegelikult peaks sinna poole suunama rohkem ressurssi. Ja. Ma võin täiendada veel tegelikult koolituste osas, mina isiklikult mitte pealinlasena, aga mitte tartlasena võin väga tugevalt ja öelda saata signaali, et kindlasti peaks koolituste fookus jõudma ka kohalikesse tõmbekeskustesse, sest väga paljud huvihariduse ja üldse õpetajad suurtesse linnadesse oma koolitustega lihtsalt nad ei jõua sinna ja see läheb kõik neist mööda. Ma korraldasin ise oktoobris paar õpetajakoolitust robootika valdkonnas
Registreerimine võttis täpselt aega umbes 13 minutit, selle aja peal olid kõik kohad täitunud ja 2 korda veel nii palju. Me olime sunnitud registreerimise sulgema, sest ootus ja populaarsus oli lihtsalt nii suur. Seega ma arvan, et vajadus on väga-väga suur. Nii et miks tegelikult koolitused nii populaarsed on ja miks neid nii erinevaid on tegelikult kõik tänu väljunditele, et ma neid ette hakka lugema, aga te näete ise slaidide pealt ja tegelikult need, mis siin slaidi peal on tegelikult kõik tuttavad teile. Vähemalt ma loodan pooltele, või vähemalt Jaanika äkki teab siis. Ja tegelikult jah, ma tahtsin tegelikult Rasmuse võib-olla mainin neid, et kui me oleme teinud hästi suuri, siis mul on väga hea meel selle üle, et inimesed, kes meie koolitused on läbi käinud, teevad ise robootika ringi ja näevad, et nad teevad ka kogukonnas oma robootikavõistluseid. Jaa, tegelikult nii see on. Meil on väga head kogemused jälle Lääne-Virumaalt, kus mina ise nii algatajana kui ka paljud teised, näiteks Velle või Rain, keda vist siin ei ole, Leelo on küll, korraldame kohalikke kogukondlikke üritusi, mida võib nimetada robootikapäevadeks, aga mitte tegelikult ainult, seal tehakse ka palju muid tegevusi. Ma tean, et Mai korraldab Vinnis juba mitmendaid aastaid tehnoloogiaüritust. Maid kahjuks siin ei ole, sest keegi peab ju minu asemel tunde andma hetkel, seega ta asendab mind. Ja on ka palju muid, Võrus näiteks on toimunud üritusi, selle üle on mul väga hea meel, ehk siis kogukond tegelikult tegutseb ja töötab, tekitades veel väljundeid kohalikul tasandil juurde, mis on lapse jaoks kindlasti väga oluline. Ja ma arvan, et robootikoolitus mõistes on tegelikult Eestis kõik väga hästi. Ühtepidi on see kindlasti raske töö, mis meie oleme teinud, ehk nagu nägid, seal on Innovad Archimedesed, ma arvan, et enamustest teab, et nendega läbisaamine ja neile aruande kirjutamine ei ole väga lihtne. Ehk siis tegelikult selleks, et meie saaks teile koolitusi pakkuda, me oleme teinud kõvasti tööd ja loomulikult suur tänu kõikile juhendajatele, kes on meil käinud ja omaette teevad neid edasi. Ja samamoodi ka Rasmuse, kes on ise nüüd võtab vaikselt meie tööd üle. Ja tahtsin lihtsalt öelda, et meie moto on see, et tähtis pole mitte kvantit, vaid kvaliteet. Ehk siis kui meie koolitus ei lõppe ära mitte 20 slaidi pealt, vaid 15 pealt, siis ma arvan, et see on hea. Ma tean, et 15 slaidi, need on vähemalt asjad, et õpetaja saab aru sellest, mis ta tegi seal. Ja mis on puudu, ongi sama, mis me maininud oleme, et mitteõpetajatele ei ole väga palju seda tuge. Ja sa kirjutasid sinna juurde, siin on süsteemne korraldamine natuke puudulik. Ja ma tegelikult tahaksin öelda seda, et ma tahan seda kõike veel ja veel. Ma tahan veel rohkem õppida. Seega ma ootan huviga, mida te mulle järgmisena välja pakute. Ja lõpuks tahtsin lihtsalt öelda, et mul on selline väike lause siin, et tahame näidata, et tegelikult pole reaalaja nii raske ja kui õpetaja siin 5 minutiga programmeerima, siis vahest tekib julgus kõrgkooli tehnoloogiat õppima minna. Et see on tegelikult meie moto, miks me seda teeme. Ja seda ütleks väga kuulus inimene, Eilo Altin, ajakirjast Sakala, umbes sellises poosis. Aitäh! Internet on väga paha asi. Üks küsimus kiirelt on tulnud, millised on ringi juhendajaks kasvamise erinevad teed, milliseid võimalusi ülikoolihariduse kõrval veel märkad mõlemale teile, kas juhendajaks võiksid olla ka noored ise? Tegelikult me oleme jõudnud olukorda, kus noored ongi juba juhendajad. Ehk siis need õpilased, kellega mina 4 aastat tagasi alustasin, on hetkel juba huviringi juhendajad ja ma tean, et ma ei ole ainukene, neid näiteid on palju mujal. Seega see tee ongi just täpselt nii, mida me praegu teeme. Me hakkame kasvatama neid juhendajaid algusest peale lasteaiast ja selleks hetkeks, kui nad jõuavad oma pädevuste tasemele, mitte vanuse tasemele, vaid pädevuste tasemele, jätkavad nad juba meie tööd. Kas on publikust mõni küsimus? Ei ole, siis aitäh, Rasmus ja Raman!